City24 tegi artikli eelmisel nädalal, kust leiab kõige rohkem madala hinnaga uusarenduse kortereid. Ja ütlen ausalt, ega artikkel ise väga palju ei öelnudki. Põhimõtteliselt toodi välja arendused Tallinnas ja Tallinna ümbruses ja nende väikesed ühetoalised korterid. Maksavad ju kõige vähem. Põhimõtteliselt olidki väikesed 30 ruudused korterid ja maksid siis seal enam-vähem 60 000. 2000 euri ruut. Ja järeldus oli siis see, et kuskil siin on enam-vähem piir, millest allpool müüa ei saa, sellepärast et arendaja kasumid ja ehitusmaksumus, olenemata siis, kas ta asub Mustakal, Peetris või Keilas. Vaatasin ise ka teemasse veidi sisse ja kui plaanid Tallinnasse või lähiümbrusesse uusarenduse korterit osta, siis kuula hoolega, annan sulle 2 piirkonda, kus value for money võib endiselt hea olla. Esimene piirkond, mis kohe silmakas, on Laagri ja majade ridakate mõistes seal Alliku kant. Siin on võimalik alla 2000 euri ruut leida uusi kortereid. Muidugi ehituskvaliteet on igal pool, arenduselt arendusel erinev, aga hinnad siin igal juhul mõistlikud. Laagris väga palju praegu küll pakkumist ei ole, aga kindlasti tasub siin peal hoida. Ja teine on selline usual suspect, oleks pigem ära arvanud. Peetri. Uued korterid 2200 euri ruut, mõned isegi vähem ja suuremad sellised ridaka mastaabis asjad isegi alla 2000. Peetri endiselt kesklinnale väga lähedal ehk siis value for money. Ma annan boonuseks veel 2 tükki. Kuulake seda. Haabersti. Haaberstis mõned arendused on väga kallid, mõnes saab ka suht hea hinnaga uue korteri kätte. Ka seal kuskil 2200 euri ruut, kohati isegi alla saad uue korteri kätte. Aga kesklinn. Kesklinna tasub süveneda. Siit leiab mõned väikesed arendused, aga ka vastupidi, mõned hästi suured arendused, kust väga mõistliku hinnaga on võimalik korterid leida. Kui sa kesklinnas saad kuskil 2400 euri ruut korteri kätte, siis ma isiklikult ennustan, et just asukoha tõttu võib siin ülejäänud turuga võrreldes mingi hetk su varaväärtus hüppeliselt tõusta. Selline see minu list. Pane kirja kommentaaridesse, kas nõustud. Loodan, et keegi vähemalt sai ideid minna midagi uut avastama ja näeme siis jälle. Seniks. Tšau!